Tere, mina olen Helen. Kas nüüd on kosta? On kosta, võib-olla vaata proovi. Proovi lihtsalt enne poole. Nii, pean tunnistama, et ma tunnen ennast natukene ärevalt, sest et see on minu jaoks esimene kogemus esineda nii suure publiku ees. Ma olen harjunud iga päev olema üks ühele lapsega väikses ruumis, nii et siis teate seda. Aga mina tulin teile rääkima siis oma tööst mänguterapeudina ja ka kogemustest. Tänaseks olen ma töötanud mänguterapeudina juba 3 aastat ja olen oma tööga väga rahul. Et mul on vedanud, et minu ametiks on saanud, minu amet on minu elukutse, et mõelge sellele sõnale, elukutse. Pane natuke endale Lähemale. Nii. Jah, mis lähedalt, et siis tuleb. Et jah, et see on mul õnn, et ma olen leidnud selle kutse, et ma saan lapsi aidata. Nii. Ei lähe edasi. Nii. Räägin siis sellest, et kuidas mina mänguterapeudiks sain. Et teadsin alguses, et ma soovin väga teha lastega tööd, et see peaks olema seotud lastega ja leidsin siis artikli, nii nagu siit nägi, perest ja kodust. Ja, et on selline tore amet, mänguterapeut. Ja siis vaatasin, et seda on võimalik õppida Anneli Sootsi tervisekoolis, kirjutasin motivatsioonikirja ja sain sinna kooli õppima. Seal ma õppisin aasta põhikursusel ja lõpetasin selle edukalt. Ja siis kohe pärast seda, kui ma olin lõpetanud, tuli mulle ettepanek Paide linnavalitsusest teha koostööd lastekaitsega. See oli minu jaoks suur väljakutse, aga ma otsustasin selle vastu võtta, et aidata siis lastekaitse poolt lapsi, kes on perede lapsi, kes on lastekaitse järelevalve all. Nii. Ja siis paralleelselt asusin ma õppima mänguteraapia jätkukursusel. Et see oli nagu otsus selles suhtes, et ma leidsin jälle, et Sirli jätkab õpinguid, et on võimalik minna uuesti ja et ma saan sealt uusi teadmisi ja see aitab mind edasi. Ja kohe, kui ma asusin õppima, tuli mulle tööpakkumine lasteaiast. Helistas mulle Paide lasteaia direktor ja kutsus vestlusele. Ja ma pidin rääkima siis nendele, tähendab, ma töötan, mul jäi ennem ütlemata, et ma töötan 2 Paide lasteaias. Üks on Paide lasteaed, selle nimi ongi Paide lasteaed ja teine on Sookure lasteaed. Ja siis nende mõlemate lasteaedade direktorid kutsusid mind vestlusele, et nad tahtsid teada mänguteraapia kohta. Mina siis rõõmsasti läksin sinna ja rääkisin neile, lihtsalt tutvustamaks. Ja mulle üllatuseks tuli see, et nad ütlesid, et me oleme otsustanud sind tööle võtta. Siis ma ise vaatasin kalendrit ja mõtlesin, et okei. Millal siis? Homme. Ma mõtlesin, no väga tore siis, et ma tegelikult oleks vaja nagu aega sellega kohanemiseks, aga jah, jälle nagu hea väljakutse.
et siis ma nagu siin ongi, et kus ma siis töötan, et Sookure lasteaed, Paide lasteaed. Nii, räägin siis sellest, et kuidas minu töö algas. Et kuna Paide lasteaial on 2 maja, erinevat maja, üks on lillepai, üks on kullapai. Ja Sookure lastel on 1 maja, et ma alustasin tööd 3 erinevas majas. Ma ei olnud seda tööd varem teinud. Ma töötasin iga päev erinevas lasteaias, iga päev erinevas majas ja mul oli väga raske, sest et ma pidin tutvuma 3 majaga, ma pidin tutvuma 3 kollektiiviga ja ma pidin käima 3 maja erinevates rühmades ja tutvuma nende lastega. See oli päris raske aeg. Aga ma sain sellega hakkama. Siis iseenesest oli see selles suhtes raske, et alguses iseenesest mõistetavalt tuli teha selgitustööd igas erinevas majas, et kes ma olen ja mida ma teen ja milleks mind vaja on ja pidin selgitama, et mis see mänguteraapia üldse on ja see on kõik iseenesest mõistetav, et kui asi on uus, siis ei teata, et küsitakse. Ja kohtasin ka vale arusaamu sellest, et mis töö see sul on selline, et muudkui võtad siin lapsi ja mängid nendega ja lihtne, et tood rühma tagasi ja vaat kui tore on ju. Et ja saad selle eest veel palka ka on ju. Või siis teine, näiteks, et mõtle, kuhu me oleme jõudnud, et me peame sa pead lapsi mängima õpetama on ju. Et siis tuligi seda selgitustööd teha, et see ei ole niisama lihtne, et sa lähed ja õpetad seda last mängima. Samuti oli selgitustöö vajalik selles osas, et mänguteraapia ei ole õpetamine nagu eripedagoogi töö, et me ei õpeta mänguteraapia ruumis ei numbreid, ei lugemist, ei värve. Et see vajas ka nagu ülekordamist. Siis tuli mul, mis oli nagu minu jaoks hästi raske väljakutse, oli see, et mul tuli jääda konfidentsiaalseks, aga samas ma pidin ju mingisugust tagasisidet andma õpetajatele ja ka lapsevanematele. Ja see oli minu jaoks tohutult raske, aga õnneks ma käisin paralleelselt nagu koolis seal jätkukursusel ja ma sain seal alati nagu küsida ja abi, et ka see sai ületatud. Õppisin korralikult laveerima. Nii. Siis oli raskuseks see, et kui me olime koolis rääkinud, et olime rääkinud teemadel, mis puudutasid laste väärkohtlemist, siis mina mõtlesin, et see ei ole meil Eestis kuskil. Ei tea, see on välismaal ja filmides. Aga juhtus nii, et ma läksin ja kohe, kui ma tööle läksin, mul olid väga rasked juhtumid ja minu jaoks oli see väga raske, et need said nagu reaalsuseks. Et ma seisingi silmitsi konkreetselt selliste kõige raskemate juhtumitega. Ja veel, mis mulle olid raskuseks, olid siis ükskõiksed ja hoolimatud lapsevanemad, et keda ma ei saa lihtsalt muuta, et kes ei nõustunud koostööd tegema.
et sellega tuli lihtsalt leppida. Nii, üks hetk. Nii, läbipõlemine. Kas siin saalis on keegi, kes on tundnud läbipõlemist? Jah, kes ei ole tundnud, mis on läbipõlemine? Te olete õnnelikud. Okei. Kui ma olin paralleelselt õppimisega töötanud umbes pool aastat, siis ma tundsin, et midagi on valesti. Ja sellel hetkel oli meil just tsükkel läbipõlemisest. Rääkisime koolis sellest, aga ma eitasin seda enda juures. Ma eirasin. Ei, mina ei põle läbi. Ma olen nii tugev. Ma oskan seda tööd ja mul ei lähe need asjad hinge ja proovisin sellest kuidagi üle olla. Aga see lõppes sellega, et ma jäin haigeks. Ühel hommikul ma ei jõudnud tõusta. Ma tundsin, et ma ei taha tööle minna. Ma ei saa, ma ei jaksa, minust ei ole seal abi. See oli väga raske ja mul läks aega 2 kuud, kui ma olin kodus. Esimese kuu ma põhimõtteliselt magasin, sest ma tundsin ennast nagu kogu aeg väsinuna. Kõik need juhtumid olid mulle tegelikult hinge läinud, ma nägin neid unes. Ma ei teadnud, mida teha. Õnneks sain ma rääkida Sirliga, sain ma rääkida Emmaga, sain ma rääkida oma väga hea grupikaaslase Margotiga, kes siis kuulas mind, toetas. Ja see oli see koht, kus ma pidin otsustama, mis ma edasi teen. Kas ma jätkan või ma ei jätka? Ja ma otsustasin, et ma jätkan. Ma leidsin selle jõu. Ja mind motiveeris lause, sellel hetkel õppisin ma koos meiega ühes grupis õppis üks psühholoog, kes ütles mulle nii, et tead, Helen, mina ei suutnud seda tööd teha, aga ma arvan, et sina suudad. Mõtle nende laste peale, et kui sina sealt lasteaiast ära tuled, siis ei ole neil mitte kedagi, kelle juurde minna. Ja ma olen talle selle eest tänulik, et ta sellel päeval mulle nii ütles. Nii. Räägin siis oma tööst täpsemalt. Minu tööülesannete hulka kuuluvad siis rühmavaatlused, nii et ma käin rühmades, istun seal kuskil vaikselt nurgas, vaatan, mis toimub, kes kellega mängib, kes keda kiusab, kes keda näpistab, kõik sellised asjad. Ja muidugi ma vestlen ka õpetajatega, aga tihtipeale on minu vaatlus seal rühmas väga vajalik sellepärast, et õpetajad ju märkavad, mis on iseenesest mõistetav, alati selliseid nii-öelda kratipoisse või kratitüdrukuid. Ja siis nad ütlevad, et võt, tema on nagu selline, et tema siin lööb ja tema teeb haiget, on ju. Jah, ka nendel on abi vaja või et ta on kiusaja. Aga tihtipeale jäävad märkamata lapsed, kes on rühmas omaette, istuvad nurgas. Mul on olnud juhtum, kus ma lähen rühma ja ma märkan, et väike poiss istub üksi nurgas ja vaatab teiste mängu. Ma näen, et ta tahab sinna mängima minna, aga ta ei lähe,
ta istub seal edasi ja ma teen temaga nagu juttu vaikselt, saan tuttavaks seal ja küsin, et mis sa siin teed, on ju. Ja ta ütleb, et ma vaatan, kuidas teised mängivad ja ma ütlen talle, et sa vaata, kuidas teised mängivad, et kas sa tahaksid ka nendega mängida. Ei, ma olen harjunud, et mind kõrvale tõugatakse, mis tegelikult ju pole normaalne. Et see laps on võtnudki sellise hoiaku, et jah, nad tõukavadki mind kõrvale, ma olen vaatleja. Aga tihtipeale ma saan õpetajatest aru, et nendel on palju lapsi rühmas ja nad ei jõuagi kõiki jälgida. Ja sellepärast ma seal rühmas istungi. Et samuti kutsun ma lapsevanemaid endaga vestlema. Mõned tulevad, mõned ei tule, mõnda huvitab, mõnda ei huvita. Ühtegi last ei võta ma ennem teraapiasse, kui ma olen teavitanud lapsevanemat, ehk siis ma jagan rühmadesse nõusolekulehed, kus lapsevanem paneb oma allkirja, et ta on nõus, et tema laps käib mänguteraapias. See on vajalik selleks, et ka lapsevanemat teavitada, et tema laps on sinna välja valitud. Ja et kui ta soovib, siis ta saab minuga ühendust võtta, et miks see nii on, et mis ma märkasin tema lapse juures, et miks ma arvan, et ta võiks seal käia. Ja ma olen selleks avatud nagu valmis alati rääkima lapsevanematega. Mul on hea meel, kui keegi tunneb huvi. Pigem on kurb see, kui keegi paneb lihtsalt selle allkirja, ei tunne huvi ja las olla. Nii, ja siis räägin siis ka oma teraapiaseanssidest, et mul on igas lasteaias on teraapiatuba ja seal toimuvad siis mul teraapiaseansid individuaalselt nende lastega, kes on välja valitud. Et põhiliselt on need ikkagi mittedirektiivsed. Sirli siin enne kindlasti rääkiski, et ka mänguteraapia on enamasti mittedirektiivne, ehk siis see laps tuleb sinna ruumi ja tal on vabad käed. Et ta saab valida ise mänguasju, ta saab valida ise mänge ja mina olen temale seal kaaslaseks, kes siis teda mõistab ja toetab sellisena, nagu ta on. Siis, ja mänguteraapias on, ma ei tea, kas te olete teadlikud, aga et mänguteraapias kehtib reegel, et laps ei pea tuba koristama, et see rõõm jääb nagu mulle. Ja siin mõned pildid ka siis teile, kui siin Signe rääkis ennem, et tema kodu on nii sassis, et miks see on nii sassis, siis panin siia paar fotot, et näeksite, milline on tuba, kui laps läheb ära mänguteraapiast. Mõned näited veel. Siin on siis tegemist arstimänguga ja siin on siis üks laps ehitanud autorajad ja garaažid ja kõik, seda me teeme siin koos niimoodi, et mina olen temale saatjaks, tema ütleb, mis mina teen, mina panin siia selle teibi, siis ta ütles tee sinna vahe, kõike siis nagu niimoodi me koos tegime. Ja siin on siis laste kõige lemmikum, mida nad valivad alati teha, on kineetiline liiv. Et siit poolsema pildi pealt on näha, et kuidas neile meeldib ponisi liiva alla peita, erinevaid kujusi liiva alla peita ja siis see teine pilt, et kuidas neile meeldib ka teha igasuguseid liivavorme. Ja siis, kui nad sealt lahkuvad, siis ma hakkan koristama.
Siin on veel üks pilt. Et siin palju lapsi naudib seda, et nad saavad kastidest kõik välja valada, sest kunagi ju kuskil kodus ega rühmas seda teha ei tohi. Siis mõni laps on selline, et ta tuleb kohe sinna ruumi ja siis ta teab, ahah, võtab ühe kasti, valab välja, äge, nii teise kasti, tõstab üles, valab välja, vaatab, äge on ju. Ja ta teab, et ta võib seda teha, et see on nagu turvaline, ta teab, et midagi ei juhtu. Et see on nagu iseenesest hästi tore vaadata. Mul on nagu, vaatan, ahah, väga hea, tunneb ennast hästi. Nii. Ja muidugi siis kindlasti ka valivad lapsed joonistamist, et siin on üks laps joonistanud oma ema ja siis pannud siia kõrvale takjatest tussi ja siis sellised asjad. Aga nüüd ma räägiksin ühest juhtumist. See on ühe lapse juhtum. Kelle nimi on muudetud ja see laps käis, ta oli 6-aastane, kui ta minu juurde nagu soovitas rühmaõpetaja tulla. Ja probleemiks oli see, et laps ei uinunud, kui ta läks voodisse lõunaune ajal, vaid ta hakkas ennast vigastama, ta hakkas enda pead lööma vastu voodi äärt. Ta hakkas ennast näpistama, ta hakkas ennast lööma rusikatega vastu pead ja see segas kõiki teisi iseenesest mõistetavalt ja õpetaja oli hädas. Nii. Ja see laps hakkas käima minu juures mänguteraapias. Me ei rääginud mitte kordagi sellest, et mida sa teed või miks sa seda teed. Me lihtsalt mängisime. Ma olin ta jaoks olemas. Ta nautis, ma arvan, 100-ga seda, et ta sai seal olla. Tal oli seal turvaline. Tal oli seal hea olla. Ja kui tavaliselt annan mina tagasisidet, enamasti annan mina tagasisidet, aga see oli nagu esimene kord, kui tuli õpetaja minu juurde ja ütles, et tead, Helen, selle lapsega on juhtunud midagi imelist. Ta on jumala rahulik. Et see laps oli umbes 10 korda käinud. Et ta ei tee enam neid asju. Aga me otsustasime, et ta käib ikka veel edasi minu juures. Ja kui see laps oli käinud umbes veel 6 korda, siis ühel päeval juhtus selline ime, et ta peale lõunasööki läks voodisse ja jäi magama. Et tähtis on see, et see protsess, et sa lihtsalt oled selle lapse jaoks olemas. Sa ei pinni teda, et miks sa teed nii või ära tee nii. Sa ei räägi temaga sellest. Ja siin oli muidugi ka hästi tähtis see, et lapsevanem tegi koostööd. Et kahjuks on selliseid lapsevanemaid, kes ei tee koostööd. Olen kohanud lapsevanemat, kelle laps oli lasteaias. Laps oli äärmiselt agressiivne ja lapsevanem keeldus nagu tulema vestlusele. Ja tahes-tahtmata ikkagi meil on väike linn ja ma kohtasin seda last oma isaga poes. Ja selle isa korv oli täis alkoholi ja see poiss oli selle isa kõrval ja ütles, issi, osta mulle pulga kommi. Ja issi ütles, meil ei ole selleks raha. Et jah, ka selliseid asju on. Te mõtlete selle lapse? See enesevigast. Ahah, see enesevigast. Jaa, et ma kutsusin tema ema vestlusele ja küsisin kõigepealt, et kas õpetajad on teda teavitanud sellest.
ja ema jaoks tuli see ootamatuna, et ta ei teadnud, et ta laps seda teeb. Ja siis me vestlesime ja ma saan ainult nii palju öelda, et seal peres toimus lahutus, vanemad lahutasid ja ilmselgelt on see lapse jaoks suur mure. Ja ta elab seda, see oli tema viis seda väljendada oma muret. Ja siis me jagasime omavahel näpunäiteid ja mõtteid, et kuidas teda toetada, kuidas temaga rääkida, mida kodus temaga teha. Ja juhtus, kõik läks hästi. Nii. Aga siis siin on nüüd pilt raamatust, mida mina nimetan mänguteraapia piibliks. Et selle võiks igaüks, kes tahab täiesti teada saada, et mis on mänguteraapia, läbi lugeda. Ja selle võiks iga õpetaja läbi lugeda, et teada, et täiesti ime läbi võib saada lapsest, kes on endasse tõmbunud, arglik, teistest erinev, saada tugev isiksus. Et see on selline edulugu. Ja ma loeksin teile siin ette ühe lõigu, mis mind minu töös kõige rohkem kõnetab. Et see koht on siis selline, kus terapeut teeb vahet sellel, mida sa saab muuta ja mida ta ei saa muuta. Et ongi terapeudi eesmärk toetada seda last sellisena, nagu ta on. Ja ülejäänu osas ta ei saa, et ma ei saanud minna sinna isa juurde ja öelda, et pane üks õlu tagasi ja osta oma lapsele pulgakomm. Või minna öelda sellele lapsele, et tule tädi ostab sulle pulgakommi. See isa oleks vaadanud, et kes sa oled. Et selles mõttes, et me peame leppima sellega, et mõned lapsevanemad ei tee koostööd ja neid ei huvita. Aga ma loen teile selle ette, mis mind kõnetab. Et siin on siis tegemist sellega, peategelane on siis poiss nimega Tiips. Ja on juttu sellest, et kuidas Tiips lahkub teraapiaseansilt. Ilmselgelt ei tahtnud sealt ära minna ja siis ma loengi, et mis siis juhtus. Tiips pühkis kohmakalt oma näost pisarad. Oleks olnud lihtne ta oma käte vahele võtta, teda lohutada, sessiooni pikendada ning demonstreerida talle kiindumust ning kaastunnet. Mis väärtus oleks olnud lisada sellele lapsele emotsionaalseid probleeme? Ta pidi koju tagasi minema, olenemata tema soovist. Reaalsuse vältimine ei aitaks teda. Ta pidi arendama jõudu selle maailmaga tegelemiseks. See jõud pidi tulema tema enda seest. Ta pidi ise kogema oma võimet selle maailmaga toime tulla. Iga tähtis muutus Tiipsi juures pidi tulema tema enda seest. Me ei saanud muuta maailma tema ümber. Lõpuks oli ta lahkumiseks riietatud. Ta võttis mu käest kinni ning kõndis minuga koos vastuvõtutuppa. Ta ema seisis seal teda oodates. Ta meenutas Tiipsi, kuna tal oli ebamugav ja ta ei olnud kindel oma situatsioonis. Kui Tiips teda nägi, viskas ta kõhuli maha. Ta vehkis ning karjus protestiks. Ma jätsin temaga hüvasti ning andsin emale teada, et me kohtume Tiipsiga järgmisel nädalal ning jätsin nad sinna. Vastuvõtutoast
oli kuulda rahmeldamist. Ta ema üritas Tiipsiga lahkuda. Emal oli piinlik ning ta tundis end ärritunult Tiipsi käitumise tõttu. Ta ei olnud selle üle rõõmus, kuid ma ei teadnud, mida muud nendega peale hakata, kui seda, et nad pidid selle ise lahendama. Mulle tundus, et kui ma jääksin ja sekkuksin, siis ajaks see neid ainult segadusse ning muudaks olukorra veelgi keerulisemaks. Ma ei tahtnud jätta muljet, et ma olen kas Tiipsi või tema ema vastu. Ma ei tahtnud teha midagi, mis heidaks nende käitumise üle mingit sorti kriitikat. Ma ei tahtnud olla toetav või hülgav ei lapse ega vanema vastu. Selle tõttu otsustasingi, et parim lahendus on lahkuda. Et selles mõttes see on nagu eeskujuks see, et selles raamatus eeskujuks mulle, et ma pean jääma neutraalseks, kuigi ma võib-olla tahaksin ühel hetkel minna ja öelda sellele lapsevanemale, kes seal seisab oma õllekorviga, et tead, võta ennast kokku, et su lapsel on suured mured. Aga ma ei saa seda teha. Et see on minu jaoks kõige raskem selle töö juures. Aga on ka edulugusid, nii et tegelikult tunnen ma sellest tööst rõõmu. Mulle meeldivad lapsed ja ma lähen igal hommikul tööle hea tujuga, hea meelega. Ma naudin oma tööd. Mulle meeldib seda teha. Ma ei tunne ühelgi päeval, et ma täna ei taha minna, ma ei viitsi tööst. Et selles mõttes mänguteraapia on üks imeline viis, kuidas aidata lapsi. Ja uskuda sellesse, mida sa teed. Usaldada seda protsessi, mis toimub. Ja ma tänan teid rohkem mängulisust igasse päeva.